Mina olen kolmanda energiakandja. Olen naiselikkuse, viljakuse ja materiaalse külluse sümbol. Ma olen loodud selleks, et ligi tõmmata ressursse ja heaolu. Kes ma olen, kui olen plussis? Ma olen kolmanda energiakandja, keisrinna. Minus avaldub puhas, loomulik naiselikkus. Ma suudan kasvatada ja võimendada kõike, ka seda, mis alguses oli väike või õrn. Olen naiseliku loomuse kandja selle kõige ehedamal kujul. Ma olen loodud looma, hoidma, kasvatama. Minu vägi peitub pehmuses, naiselikus säras, võimes muuta iga ruum soojaks koduks. Ma toon elu maailma, lapse, idee, aiavilja või kodurahu. Ma ei rutta, ma teen kõike tundega. Armastan ilu, maitsvat toitu, looduse rohkust. Minu lähedusest ärkab kõik. Kui ma olen tasakaalus, siis ma kiirgan küllust ja inspireerin teisi. Minu mees tunneb end hoituna ja vajalikuna. Minu lapsed tunnevad end armastatuna. Minu töö muutub kutsumuseks, sest ma valin selle, mis mind toidab. Ma jõuan kõike, valmistan õhtusöögi, hoian kodus korda, juhin ja toetan teisi. Armastan taimi, aeda, maad. Kõik, millele ma käe külge panen, hakkab kasvama. Minu kõrval on mees, kes hoolitseb minu materiaalse kindlustatuse eest. Tunnen end hästi seltskonnas ja armastan väljas käia. Ma valin alati enda jaoks parima. Kui olen rahulolev ja tänulik, voolab materiaalsus minu ellu iseenesest. Ma oskan inspireerida ja innustada neid, kes on minu ümber. Kes ma olen siis, kui ma olen miinuses? Aga kui mu energia vajub miinusesse, hakkan ma kõike kontrollima. Ma surun maha oma naiselikkuse ja muutun mehelikumaks. Ma surun alla oma mehe. Ma ei suuda hoida materiaalset stabiilsust. Ma ei hoolitse enam oma välimuse eest. Ma teen kõik ise. No kes see teine siis ikka teeb? Ja väsin. Norin kõigi kallal. Mul on keeruline suhe oma emaga. Kas on teda siis liiga vähe olnud või on teda just liiga palju? Ma võin muutuda kas liiga pehmeks ja sõltuvaks või liialt domineerivaks. Minu väline ilu kaob, kui sisemine harmoonia kaob. Ma pean õppima usaldama oma keha, elurütmi, oma meest. Kui ma luban endal olla naine, siis elu voolab läbi minu kergusega. Mina olen kolmanda energiakandja. Olen mees. Minus elab mees, kes teab, kuidas hoolitseda oma pere eest. Kes ma olen, kui olen plussis? Mina mehena kogen kolmanda arkaani energiat kui sisemist tundlikkust ja loovat impulssi. Ma tunnen, kuidas ilu, elu ja pehmus mind tõmbavad. Ma ei ole macho. Mina loon turvatunde, rahu, esteetika. Minu jõud ei tule jõust, vaid kohalolust. Olen mees, kes tajub detaile, kes märkab lillevaasi vajalikkust, kes suudab luua kodu. Ma toetan oma kaaslast, ma ei suru ennast peale ega domineeri, vaid kasvatan ja toetan. Kui olen tasakaalus, on minus soe tugevus, see, millele võib toetuda ja mis ei murra. Minu jaoks on suhted ja perekond väga tähtsal kohal. Olen ka tõeline naiste magnet, sest tean, mida naised soovivad. Oskan enda eest hoolitseda ning tean, kuidas hea välja näha. Olen tundlik ja hoolitsev, võin ise teha õhtusöögi või hoolitseda laste eest. Naine võib loota minu peale, ma ei vea teda alt. Aga kes ma olen, kui ma olen miinuses? Kui aga kaldun miinusesse, muutun passiivseks, liialt tundeliseks või isegi sõltuvaks. Võin tunda, et olen ebapiisavalt mehelik. Eriti kui ühiskond mõõdab mind jõu ja tulemuse järgi. Kardan, et mind ei austata. Võin minna ka teise äärmusesse, hakata kontrollima, looma kõike ise, minnes üle naise energiast. Võin muutuda agressiivseks. Hakkan kiirustama, ei soovi osaleda pereasjades, kuhjan oma kodu üle tehnikaga ning ei näe vajadust kodu soojemaks muutmisel. Keskendun ainult materiaalsetele asjadele, ei oska teha kompromisse. Minus puudub romantiline meel. Ei suuda ega taha vastu võtta otsuseid ega vastutada millegi eest. Olen suletud.
ei oska ega taha teha komplimente. Kasvatan endale musklid ning hoolitsen ainult oma välise ilu eest. Mul on pidevad probleemid ema ja naistega. Minu õppimine on tasakaal, jääda tundlikuks ja samas hoida oma mehelikku suunda. Minu tugevus on oskus olla toetav partner ja loov looja, mitte domineeriv juht. Mina loon maailma, milles ma tahan elada koos kellegagi, mitte kellegi ees.